Tere, head kuulajad ja vaatajad! Olete jälle lülitanud ennast lapsevanema ja kooli podcasti lainele. Mina olen ikka Birgit, teie saatejuht. Ja täna me lähme suurele digiseiklusele, kus räägime suure iiga internetist, tugevatest salasõnadest, päris maailma ja virtuaalmaailma segunemisest, ohumärkidest, mis võivad ette tulla digimaailmas, isikliku info jagamisest ja kuidas tunda ära valeinfot. Ja kindlasti tuleb palju muid teemasid ka siia jooksvalt juurde. Ja siis muidugi, kuidas seda kõike teha juba lasteaias ja ka ilma digivahenditeta. Kas kujutate ette? Ja selleks on nüüd ka olemas üks hea raamat, mis kannabki nime Suur digiseiklus. Ja sellele me ka pühendame tänase podcasti osa. Ja selleks olen kutsunud siis juba teist korda podcasti, mul on hea meel, et te siin olete, Tartu Ülikooli meediauuringute kaasprofessori Maria Muruma-Mengel. Tere! Ja Tartu Ülikooli meediapädevuse projektijuhi Inger Klesmeti. Tere! Väga tore, et te siin jälle olete. Kui te selgitaksite lastele, sellised koolieelikud, siis mis tööd te teete? Mina rullin ringi internetis. Ehk siis minu töö on käia ringi erinevatel digiplatvormidel, sotsiaalmeedias, mängudes ja vaadata, mida ja kuidas inimesed seal teevad. Hästi. Arvata saaksid aru sellest. Ma arvan, see digiseadmed, tegelikult ei tea, ei maksa lapsi ka alahinnata. Vahepeal targemad, kui nad tunduvad. Eks ma siis vaataks, et mis meediakogemusega see laps ise on ja siis sellest lähtuvalt selgitaks, et näiteks Fortnite'is, kui mõni laps peaks mängima, või siis näiteks TikTokis, et siis saab nagu minna edasi, aga kui ma peaksin lihtsalt selgitama, siis ma ütleks, et minu töö on internetis ringi rullida. Ja sina mängid, jah? Ja mina üritan seda sama teha ja siis välja mõelda erinevaid siis sükseid mängulisi õppetegevusi. Ma olen aru saanud, et mäng võib mõne eriti õpetaja jaoks tunduda selline, nagu tilulilu või nii. Aga mänguline õppetegevus, see on midagi muud, kuigi tegelikult sisuliselt on meie silmis see üks ja sama asi, et läbi mänguda siis proovime lastele neid digitarkusi jagada ja selle jaoks ilmselgelt peab ennast kursis hoidma sellega, mida lapsed internetis teevad. Tegelikult lapsed õpivadki kõige paremini läbi mängu. Eriti just see lasteaias, nii et väga õige. Ka täiskasvanud muide. Ka täiskasvanud, tervitused täiskasvanutele. Teeme siis väikse mõtteharjutuse algatuseks, et te käisite umbes peaaegu 2 aastat tagasi siin samas podcastis ilma pildita, aga nüüd olete pildiga. Siis, et mis on sellel ajal teie jaoks olnud digimaailmas kõige suurem muutus, Maria? Viimase 2 aasta jooksul. Minu arvates on digimaailm läinud koledamaks, sest erinevad maailma võimusuhted, poliitilised vood on viinud meid sinna, kus platvormide võim on tohutul määral kasvanud, aga vastutusest on lahti lastud väga suurel määral. Ma mõtlen eelkõige sotsiaalmeedia platvormide peale ja see on ka toonud kaasa selle, et internet on muutunud ohtlikumaks, tigedamaks ja valelikumaks. Karm. Et alustada kohe positiivsel toonil. Kõik on kole. Aga tõepoolest, kui ma mõtlen tagasi 2 aasta tagusele ajale, siis see on kahtlemata olnud üks suur hüpe. Ja rääkides hüpetest, siis on meil ka tehisintellekti hüpe. Et tegelikult see hüpe on toimunud meie jaoks ju lihtsalt niisama iseenesest, et ainult hüppa kaasa, on ju. Et näiteks lapsed on hakanud järjest rohkem koolitööde tegemiseks kasutama siis tehisaru ja lasteaia lapsed teavad väga hästi juba, mis see on, aga mitte nüüd 100%, kuidas see toimib, aga nad teavad, mis see on ja järjest rohkem nende enda digimaailma on see tehisintellekt ka sisse tulnud. Ja siis muidugi üks suur muudatus või vähemasti teemana on väga päevakorral olnud siin juba mõnda aega. Sotsiaalmeedia keelamine, kas keelata, kus keelata, telefonid koolides, lasteaedades, eelkõige koolides. Et need on need teemad, ma arvan, millest igaüks on kuulnud meedia kaudu või siis oma siis lapse siis haridusasutuse kaudu. Ma mõtlen, et just eile mõtlesin selle peale, et kas ma 3 aastat tagasi kasutasin AI-d oma töös. Ei olnud eriti mingit sellist, midagi ei olnud meeles.
Võib-olla jah, et see oli nagu teistmoodi, et ta oli niimoodi vaikselt sisse lülitatud, olid teatud mingid katsetamised, beta-variandid, aga niimoodi, et sul on olemas nagu oma AI, mis täidab nagu sinu vajadusi, on ülilihtne kasutada, mis töötab lihtsalt, et anna mulle ülevaade, nagu et ma ei pea teadma erialakeelt, ma ei pea oskama programmeerimist, ma ei pea isegi sellest süsteemist aru saama, kuidas see töötab ja mul on seda võimalik kasutada, seda ei olnud küll siis sellisel määral. Olgu, hea Maria, ma teen sulle selle. Sul on väga õigus, see on hea küsimus, mitte keegi maailma ajaloos ei ole nii head küsimust enne küsinud. Just. Teine küsimus, et viimase aja kõige veidram trend. No kui sellest AI-st, sellest tehisintellektist rääkida, siis see on veider, hirmutav ja asi, millele peaks minu meelest järjest rohkem mõtlema, on see, kui palju lapsed tegelikult oma murede kurtmiseks pöörduvad just selle sama tehisaru poole. Et endal on väga lihtne just sellistes mängulistes keskkondades luua siis selline sõber või siis ka vaenlane, keda iganes sa luua tahad, ja siis temale rääkida ja siis sealt saadud nõuandeid, siis ma ei tea, kas kuulda võtta või ma ei edasi rääkida või, et see on selline veider, ma ütleks trend, sest seda on järjest, see on ikkagi üle maailma ja laste seas suur teema. Ma tulen natuke väiksema asja peale, mis ma arvan, et lapse vanemad on, võib-olla on veidi ka kopp ees sellest, et kui kiiresti globaalsel tasemel või nagu globaalselt tekivad noorte ja laste kultuuri mingisugused väljendid, meemid, siseringi naljad, et ma kujutan ette, et siis kui me rääkisime, siis oli Skibidi Toilet. Sa just selle mainisidki seal, siis tuli 6-7 ja nüüd on, vähemalt mina olen liiga palju kuulnud, City Boy. Et täiskasvanuna võib seda olla nagu kummaline kõrvalt vaadata, mis te lälisete ja korrutate kogu aeg mingeid asju, aga see on laste ja noorte hoidmise ja ühtsustunde tundmise selline tehnika või meetod. Viis suhtlemiseks. Meeldejääv hetk sotsiaalmeediast. Okei, viimane meeldejääv hetk sotsiaalmeediast oli siin vähem kui nädal tagasi, kui olümpiamängudel USA nii naiskond kui ka meeskond hokis võitis kuldmedali, mille järel siis meeste medali saamisele järgnes Donald Trumpi kõne neile, mille käigus ta muuhulgas õnnitles ja oli rõõmus, et mehed tõite medalid koju, aga ütles ka, et kutsun teid oma vastuvõtule ja ma pean naised ka kutsuma, teate küll, muidu ma ei tea, mul on mingi jama, mille peale sotsiaalmeedias õigustatult läks lahti pahameeletorm, et need on võrdsed medalid ja et kui see ei ole väga hea näide igapäevaseksismist, siis mis veel on, mille peale üllatuslikult üks kunagine väga populaarne räppar Flavor Flav, sükse suure kellaga tüüp, ütles, et kuulge naised, et ärge minge üldse, ärge tundke ennast puudutatuna, ma korraldan teile Las Vegases nagu eraldi vastuvõttu, me teeme teil nagu suure peo, paneme kõik asjad välja, ja siis, kuidas sellele hakkasid erinevad brändid reageerima, et meie anname hotellitoad, me pakume meelelahutustrenni, me saadame spordimassöörid kohale, me pakume toitlustuse, ja seal nagu tekkis väga nõmedast olukorrast midagi ägedat ja head ja suurt ja toetavat ja kokkuhoidu, nagu sellist kokkuhoidmist võimaldavat. Vahepeal võib sotsiaalmeedia niimoodi toimida küll. On ju, jah. Ja minu meelest meil toimis eile ka väga süke suur kokkuhoidmispidu selle Theodoriga seoses, kes laulis Eesti 108. sünnipäeval. Ja pärast seda minu meelest isegi Threadsis osad inimesed kirjutasid, et nad ei saa tööle minna, nad peavad jälgima neid kommentaare, mul oli sama tunne, et see on muudku värskendad, tahaks veel midagi laikida, et ta on nii tore. Ja siis hommikul esimene asi, mida ma nägin, et juba olid meemid tehtud temast, siuksed heatahtlikud, toredad, et ma nägin üle võib-olla pikka ajaga midagi toredat internetis vahelduseks, päriselt ka, et väga palju sellist jama on olnud, et Theodor ühendas eestlased, tõstab Eesti iimet. Seda ka, demograafilist. Seda saame hiljem vaadata. Just. Ta analüüsida.
aga noh, sa korra mainisid mingit slängi asju, aga mis on teie lemmikväljend släng internetis, mida te ise ka kasutate? Ma kasutan tõenäoliselt väga palju slängi, aga see ei ole teadvustatud. Teineteise oma vastama äkki. Mis slängi sina kasutad? Mina ei tea, mina kasutan seda, mis Hotist kunagi külge jäi aastal 2001 ja Hoti jututubadest igast its. Nagu ma kirjutan ikka nii, päris hirve ei kirjuta, aga väga palju sellist C-tähe kasutamist nendes nagu selles väga-väga-väga vana selline släng või nagu ma kirjutan samamoodi. Mulle vist meeldivad need kõik, kus on mingisugune nagu lingvistiline keelega mängimine, et mulle maitsevad need sõnad, mis on nagu delulu. Nad ei ole moes, ma tean, aga mulle meeldivad need sõnad, mis kuidagi rullivad ennast hästi suus ringi ja sellepärast ma olen väga vastuvõtlik seda tüüpi keelemängudele. Ja ma just üritangi midagi meenutada, aga mul on legendaarselt halb mälu, aga ütleme niimoodi, et ega me väga korrektselt omavahel ei kirjuta. Seal ei ole mingit teaduslikku teksti omavahel. Ei, seal on pigem selline jooksu pealt kirjutatud või voice'idega. Kuulge, mul tuli üks mõte, aga me peaks ehk siis me omavahelised tööalased vestlused on üsna kaootilised ja sealt leiab palju slängi. Ja muidugi, kui ma juba siin enne selle City Boy laulsin, siis see elab ka täitsa rendi vabalt mu peas praegu. Väga hästi. Mingi vandenõu, see on viimane, mingi vandenõu, mis on pannud ohkama. See on väga hea, et sa küsisid seda niimoodi, sest me peame eristama vandenõu teooriaid ja vandenõusid. Sest et ühed on nagu päris tõendatavad, faktipõhised, võib-olla ajaloos läheb aega, kuniks välja tuleb nende tõeline ulatus ja faktid, ja teine on lihtsalt selline teooria, mis on nagu huvitav mõelda, fakte ei ole, tõendeid ei ole, aga inimesed endiselt usuvad sellesse pimedalt. Ja seega, kui sa küsid, mis on viimase aja selline vandenõu, siis otse loomulikult Epsteini ja Trumpi tegevusega seonduv. Et see ulatus, mil määral on meie maailma rikkad ja võimsad tegelenud mitte lihtsalt ebamoraalsete asjadega, vaid nagu rõvedate asjadega, ilma karistusteta, on, et öelda, et see reaktsioon oli on veidi pehmendus, aga see oli kahtlemata minu jaoks tõeline nagu negatiivne raputus. Ja paneb imestama, kuidas mitte midagi nagu ei juhtugi või. Et kindlasti, loodetavasti, ma ikka ütleks pigem kindlasti midagi ikkagi lõpuks juhtub, aga praegu, et nii pikk viivitus on ja kuidagi tulevad uued teemad peale ja see nagu hirmutab lausa, kuidas tulevad sotsiaalmeedias nii kiiresti uued teemad peale, tulid olümpia tuli peale, nüüd olümpia lõppes ära, nüüd tuleb midagi uut peale, see Epsteini asi on juba nagu üleeilne ja. Aga me ei tohi lasta sellel mattuda muude teemade alla, sest et mõned asjad siiski on piisavalt olulised, et hoida neid. Aga kui sa mõtled nüüd vandenõu teooriaid, et mida inimesed nagu, neile meeldib mõelda ja siis nad mõtlevad mingeid põnevaid asju välja. Neid on ikka oma jagu, on ju. Aga ma mõtlen midagi uut ja huvitavat. Me ei tulegi ette praegu. Aga pole hullu. Ei ole hullu. Sest et nagu mõnegi asja puhul ma tahaks midagi välja tuua, mingi Simpsonite etteennustamisvõime või siis mis iganes. Seal on ka nagu mingid seosed on ka jälle olnud mingisuguste nende pahalastega sealt Epsteini ringkondlastest, nii et ma olen väga ettevaatlik, kui ma ütlen praegu, et mingi asi on vandenõu teooria. Ja võib-olla on tulnud tagasi kõneaineks Michael Jacksoni igasugused, et milline ta siis tegelikult oli ja mis tegelikult juhtus. See on nüüd nagu tagasi vaada. Ja võib-olla see jääbki. Äkki tuleb iga 10 aasta tagant me arutame uuesti, et kas ta siis oli see hea või halb tegelane selles filmis vaata. Aga see ongi inimeste areng, et me hindame ümber mingisugused teod, mingisugused arvamused, sotsiaalsed normid, vaatame tagasi ja ütleme, et appi, kuidas me ei näinud seda läbi. Ja see on garanteeritud, et täna, kui me kasvatame oma lapsi, siis 20 aasta pärast me vaatame nii mõnelegi asjale, mis meie jaoks oli normaalne kasvatuspraktika, et appi, kuidas me niimoodi tegime. Näiteks see sama kuidas selle kohta öeldakse, nuta end tühjaks
no see, kus titt jäetakse nutma, et ta õpiks iseennast rahustama, kaisus magamine ei ole hea, laps peab olema iseseisvanud juba sellest hetkest alates, kui ta üsast väljub, on ju, et hiljem on ju tulnud välja, et see on täiesti vastuolus kõige sellega, mida teadus meile ütleb hormoonide ühiselulise sideme loomise kõige suhtes, et see, et sa jätad oma lapse üksi nutma kuskile tuppa, on tegelikult väga halb, aga see oli ülimalt populaarne praktika ja eelkõige selleks, et siis, noh, see on jälle soorollidega seotud, et naised võimalikult kiiresti oleksid võimelised tagasi tööellu pöörduma ja produktiivseks kapitalistliku süsteemi mutrikeseks minema ja igasugused muud kihid ka veel seal juures. Ja arvestades, kuidas need vaatenurgad aastate jooksul muutuvad, on ju, siis kui me avaldame praeguste teadmiste kohaselt mingi asja kohta arvamust internetis ja siis 10 aasta pärast tuleb välja, et see on vastupidi, on ju, ja siis need kommentaarid on seal ikka alles ja see tuleb minu meelest hakata ka mõtlema selle peale, et kuidas me suhtume sellesse enda digijalajälge ja teiste omasse ka, et mingis mõttes on see, esiteks see tõendab meile, ma arvan, mõne aja pärast, et me oleme päris inimesed, et me oleme ka varem midagi arvanud ja eksisteerinud üldse ja et ei tohiks nagu väga-väga liiga hullult hukka mõista, kui selle info kohaselt tol ajal inimesed nii arvasid ja rääkisid ja nüüd on probleem ainult siis selles, et kui inimene saab uue infoga pihta ja ta ikkagi ei. Mis ta teeb selle infoga? Jah, täpselt. Ja samamoodi üks asi on nagu vaielda väärtuste, faktide, parima teadmise üle. Ükskõik, kas see toimub siis meedia vahendusel, kas see toimub inimeste, ma ei tea, kohvikulaudades või teadlaste vahel, siis nagu kõige olulisem asi ja ma arvan, et see saab olema see mõõdupuu, mille järgi me tegelikult hindame inimesi, on see, kas sa suudad jääda inimeseks nendes vaidlustes või lähed sa kohe räuskama, demoniseerima, teist nagu mitte inimeseks pidama ja jättes siis enda digijälgedesse maha sihukese nagu sellise jälje, on ju. Et see saab olema, ma arvan, see peamine mõõdupuu. Panin nii palju mõtlema. Aga nüüd, kui me need küsimused oleme ära vastanud, lähme teema juurde. Miks te siin olete? Meil on siin üks ilus raamat, on ju, nimega Suur digiseiklus. Te andsite selle just välja, värskelt on tulnud ju tegelikult trükikojast. Rääkige, kuidas see idee sündis. No Inger, hakka kuskilt pihta. Nende häälsõnumite vahelt, kus ta oli. Ja sisu on siin väga palju häälsõnumite teil ilmselt loodud ja väga kaootiliselt suveperioodil ja nii. Aga see sündis tegelikult sellest, et Politsei- ja Piirivalveamet siis osaleb sellises projektis või veab sellist projekti, millega siis esiteks uuriti välja, et kuidas lapsed seksuaalse väärkohtlemisega just interneti teel võivad kokku puutuda. Siis selleks viidi läbi uuring ja uuringu siis tulemustes olid ka mõned soovitused, et kuidas seda kõike ennetada võiks. Ja jõudsime siis ikkagi lõpuks selleni, et on vaja neid baasdigipädevusi kuidagi siis tõsta või nendest asjadest rääkida ja siis seal hulgas tuleb ka teemaks, et muideks, et võõraste täiskasvanutega nagu ei tohiks nagu neile pilte saata ja üldse võiks nagu mõelda, kellega sa internetis suhtled, aga kuidas seda siis lapsele arusaadavasse keelde pakendada nii, et kõik lapsed võrdselt sellega saaksid ka pihta. Ja siis pakutigi välja, et võiks kirjutada raamatu ja pöörduti tegelikult otse meie poole, et kuna oleme selle teemaga ju tegelenud ja väga niimoodi sõna võtnud ja enda arvates siis ka lastelt hästi palju infot tegelikult kuulnud ja õpetajalt, et mis teemasid oleks vaja sinna raamatusse panna, siis algas töö. Aga ma siiski tahaks rõhutada, et töö tegelikult algas nagu 10-15 aastat tagasi, kui Inger oli kloun. Ja Pipi ja Elsa ja mis iganes vajadus oli. Ehk siis Inger on töötanud lastega ülipikka aega, nagu 10 000 lastega, mänginud erinevaid mänge, kuulanud, millised tegelased neile meeldivad, kuulanud, millised jutud neid haaravad, millised on nende teadmised ja nii edasi, et see lugu algas tegelikult nagu väga-väga ammu ja samamoodi minu puhul 15-20 aastat olen ma uurinud digipädevusi, et nagu kuidas inimesed siis tegutsevad ja mis on need baasasjad, mis võiksid olla kõigi jaoks selline ühine teadmine, et me saaksime hakkama selle eluga. Ja siis saime kokku. Ja meie selle raamatu 3. autor Killi, tema... Tervitused!
tšau Killi! Killi on tegelikult siis ju veel omakorda selline noor, ta on veel alles õpib, ta on päriselt lastega töötanud ja töötav ja tal on omakorda nagu selline ise, olles nii-öelda siis see digiajastu laps või kuidas me ütleme, et tal on hoopiski kolmas perspektiiv sellele, et see kõik nagu kokku tegelikult mängis väga hästi. Ja see lugu ise hakkaski kerima meil suve alguses, et täiesti niisama lihtsalt põhimõtteliselt jutu käigus, et sellepärast, et tekkis ikka küsimus, et mis võiks olla see tegevustik, millega iga laps nagu suudaks samastuda. Et kas ta on siis lasteaiapäev, aga siis ta on ju ainult lasteaialastele. Teeme koolipäeva, siis on, et teeme suure pere, aga kõigil ei ole suurt pere. Et tegelikult oli seal ikkagi väga suur küsimärk, et kes need peategelased peaksid olema ja kus nad on ja milline nende elu on ja kes on nende pereliikmed. Vaat see on tegelikult hästi-hästi oluline laste jaoks, et kui et seal oleks nagu äratundmishetki kõigile, aga et me ei looks mingisugust, et vaat see on see ideaalperemudel. Ideaalperemudel. Seda ei tahtnud. Et me proovisime iga hinna eest sükestele asjadele ka mõelda ja nende, ütleme, kõige lihtsam selle raamatu kirjutamise juures oli nende teemade paika panemine, et mis sinna raamatusse võiks minna, pigem tuli sealt, seda ei jõua, see ei mahu, raamat läheb liiga paksuks, pigem niipidi. Ja meil oli nagu väga mitmeid kohtumisi, kus olid kaasatud nii psühholoog, kes andis meile läbivalt nõu, et me kirjutaksime seda tõesti lapsekeskselt ja niimoodi, et sellest oleks ka abi, et kui lapsevanem loeb seda koos oma lapsega, siis vanem saab nippe, lausenäidiseid, et kuidas neid raskeid olukordi kuidagimoodi vahendada niimoodi, et sellest ei teki uusi riske, on ju. Samuti olid meile abiks Politsei- Piirivalveameti inimesed, kes andsid sisendit, just nimelt, et kuidas toimib selline tüüpiline gruumimine ehk siis peibutamine laste puhul, mida saab ja mida ei saa teha veebipolitseinik ja nii edasi, et me kogusime neid killukesi igalt poolt ja siis tuli veel illustraator sisse, kes andis tohutult palju häid ideid just selles osas, et kuidas seda kõike visuaalselt edasi viia, me mõned kohad pidime isegi ümber kirjutama, sest nagu meil oli tarvis, et see pildikeel räägiks ka iseseisvat lugu nende laste jaoks, kes võib-olla ei oska veel lugeda või loevad veidi madalamal tasemel hetkel. Ja see oli tohutu siuke nagu põrgatamiste ring, me ikka käisime koos ja tulime ära jälle mingite joonistuste ja skeemidega ja mingid tohutud maatriksid ja värgid. Ja siis mingil hetkel me mõtlesime, et kes hakkab ikkagi seda kõige rohkem kasutama, sest me teadsime, et me tahame selle kättesaadavaks teha kõikidele Eesti lasteaedadele. Ja mõtlesime, et okei, et siis on ju kõige tähtsam on see, et õpetajal oleks selle materjaliga hea olla, et ta tunneks ennast mugavalt, et ta oleks nagu mõnus, et ta ootaks seda, et täna hakkame digiseiklusega tegelema. Ja siis me käisime ja tegime fookusrühmi erinevate õpetajatega, kus me siis püüdsimegi nende ekspertteadmist kuidagimoodi kokku tuua, et mida nad on märganud nende, ma ei tea, mõni inimene oli 30 aastat töötanud lastega, millised tegelased meeldivad, mis on liiga hirmutav laste jaoks, millised sõnumid neid itsitama panevad, millised asjad neid nutma panevad, et me üritasime nagu läbi testida kõik võimalikud tegelaste tüübid, need süžeed, mis selles loos võiksid lahti joosta, et me taaskord teeksime nagu võimalikult headel praktikatel ja aastate pikkustel kogemustel põhinevad lood. Sest et me hullult kartsime, et äkki me hirmutame lapsed ära. Me ei tahtnud teha raamatut, mis lapsele jätab nagu mingi eluaegse trauma, on ju, vaid et see oleks selline nagu mõnes mõttes ka nagu mööda minnes õppimine, et pärast, kui keegi küsib, kus sa tead seda teadmist, siis sa ei teagi, kus sa tead, sest et see tuli nii loomulikult läbi mängu ja erinevate tegevuste ja vestluste, et sa nagu võtsid selle iseenda teadmiste osaks ja siis see on nagu, et ma ju tean seda. Ja nende tegelaste valikuga tegelikult meil käis alguses läbi, praegu kui sa rääkisid õpetajatega rääkimisest, siis mul tuli meelde, et alguses oli ju valiku koht, kas teha äkki nii, et need on hoopis loomad või mingid arvutiviirused või mingisugused sellised olendid, mida tegelikult üldse polegi olemas, on ju. Et mis on see, millega laps tegelikult siis lõpuks suudab samastuda ja me jõudsime õpetajatega rääkides ikkagi arusaamale, et need võiksid olla inimesed. Et on eesti keeles olemas, on maailmas olemas raamatuid, kus need tegelased ongi täpselt nagu mingisugune kirjaklamber ja arvuti see kursor, on ju. Et aga see ei paku seda samastumistunnet ja siis oligi nende peategelaste valiku
hommikul me tahtsime, et üks oleks täiskasvanu, teine laps just sellepärast, et näidata esiteks koos, mis on siis, ma ütleks, minu parima teadmise järgi üks kõige parem viis, kuidas lastele digipädevusi õpetada, ikkagi koos tarbimine on ju, koos millegi siis mängimine, vaatamine, sellest rääkimine ja et see siis näitlikustab seda, kuidas seda siis teha ja nendes olukordades, mis raamatus ette tulevad, siis on hetki, kus laps on targem ja see on okei. Laps teab, mida see mängus teha ja teiselt poolt tuleb see, et kui on päris oht, siis jälle täiskasvanu astub vahele. Et neid olukordi nagu siis näidata ja siis ka, et see jõuaks mingisuguse sellise lahenduseni, millest saavad lapsevanemad, õpetajad ja lapsed õppida, et kuidas nendest asjadest rääkida. Aga kas sa mäletad seda, Inger, kui suur dilemma oli, või noh, me ise olime väga mures sellepärast, et kui peategelane on väike tüdruk Jette ja tema onu, kes on hästi pikk, aga tema hüüdnimi on väike onu ja siis me tükk aega mõtlesime, et aga see ju kõlab jumala ohtlikult, et mingi väike tüdruk ja väike onu lähevad seiklema. Me mõtlesime selle nii üle oma peas, on ju. Ja siis tegelikult, kui me kirjutasime ka, siis me kogu aeg rõhutasime, et see ei ole mingi suvaline onu. Kuskilt tänavalt. Mingi onkel on ilmub välja, vaid et see on tema sugulane, tema armas nagu päris oma onu, kellega ta siis koos läheb, turvaline täiskasvanu, kellega ta koos läheb seiklema. Aga oi, me mõtlesime selle suht üle ikka. See on ehtne näide, kui sa oled liiga kaua mingi asjaga tegelenud, siis mõtled, et kõik on halvasti. Mina lugesin selle raamatu läbi veebist ja mul isegi ei tulnud pähegi. Just, aga samamoodi illustratsioonidega mäletad, sest me tahtsime et ükski pilt ei võimaldaks seda kuidagi pervoks väänata. Seda eriti, kui näiteks mõni teismeline saab selle raamatu kätte ja hakkab oma väiksele õele või vennale seda lugema, siis me nii hullult jälgisime, et midagi ei oleks Kubeme piirkonnas, et need oleksid nagu sellised, et jumala eest ei annaks seda kuidagi ära väänata. Aga see oligi umbes niimoodi, et me nagu etapi kaupa kogu aeg lugesime neid tekste, kogu aeg nagu vaatasime üle. Nii, nüüd kujuta ette, et sa oled 13-aastane siuke nagu tüüp, on ju. Vaatame nüüd kõik selle pilguga. Nii, on midagi sellist või? Nüüd kujutame ette, et ma olen nagu alles lugema õppinud 6-aastane. Kui pikad sõnad on? Kas ma tunnen, et ma saan sellest tekstist üldse jagu, on ju? Siis lugesime seda, kuule, ei, see sõna ei sobi. Siis mingi hetk oli, kuulge, kas lapsed teavad üldse, mis reklaam on? Ei tea! Pekki, see tuleb ümber kirjutada. ja niimoodi see käis ikka nagu kuid ja oli väga äge, sest et me nagu peamiselt töötame täiskasvanutega teaduses, me kirjutame keerulisi tekste ja siis järsku oli meie ees ülesanne, et tore on, et sa teed teadustekste ja nii edasi, mida loeb mingi 100 inimest võib-olla, aga nüüd oleks tarvis nagu 10 000 lastele kirjutada neile sobiv raamat. See oli ikka paras väljakutse. Toimetaja aitas meid ka siin kõvasti. Kas saite hakkama? Ja ma käisin selle tekstiga siis ka lasteaedides ju ette lugemas suvel, siis kui ta oli veel süke toores, on ju. Ja sealt tuligi näiteks välja, mida siit raamatust ei leia, aga mille me näiteks just sellepärast välja võtsime, et lihtsalt ajad on muutunud, laste, siis ma ütlen, need kombed, millega nad siis tegelevad näiteks jaanipäeval, on muutunud, sellepärast, et alguses raamatus oli meil selline mõte, et suguvõsa saab maal kokku ja neil on selle mitte kummiku, vaid mitte kotade. Kalossi, mul tuli endal ka see sõna meelde. Kalossi vise, on ju. Ja loen lastele ja lapsed, mis asi see kaloss on? Ma räägin, see on nagu kummiku moodi, vaata. Viskavad, suur saabas viskavad. Miks nad viskavad seda? Okei, kuule, ma ei tea. Äkki siis võtame välja, et keegi viska enam kalossi või? Et nagu sellised tegevused ja igasugune meelelahutus on nagu muutunud ja tõepoolest, et teha vähemalt tekstide algused võimalikult lihtsaks ja et sinna oleks hea sisse joosta nii-öelda. Aga meil jäid ka ikkagi väga palju jäi selliseid sõnu, mis on nagu keele arendamise aspektist ka olulised, nagu padrik. Jah, ühe peatüki nimi on Pallipadrik ja kui lastele just eile seda lugesin ühes lasteaias ette, siis ma küsisin, et kas keegi teab, mis on padrik? Siis saame teada. Võt, et selles mõttes on siin sellised sõnu küll, mis võib-olla siis on laste jaoks uued, aga teiselt poolt ikkagi kõige olulisem, mis võib-olla täiskasvanu lugedes vaatus lause on nii lühike, et aga kui koolieelikule on ta peamiselt mõeldud ja koolieelik loebki nii, et ta siis minna lause lõppu jõudes see algus meelest ära, vaata see muidu motivatsioon isu kaob ära lihtsalt, et püüdsime teha teksti, mida suudab lugeda koolieelik. Just.
aitäh toimetajale, sest et see oli asi, millega me jäime tõesti hätta. Me oleme harjunud ikkagi kirjutama väga keerulisi lauseid ja siis teadusteksti. Maria laused on pikk. Mul on nagu pool lehekülge ja siis vaatad toimetaja teeb lihtsalt nagu tšõk, 10 lauset ühest lausest. Mul oli nagu, ma olen tõesti ära rikutud. Kas see oli teie esimene kord niimoodi kirjutada midagi raamatu mõttes? Raamatu niimoodi, mis lõpuks valmis ka saame. Seda raamatuid on alustatud ennegi vist. Aga see on see esimene. See on esimene nagu, selline, jah. Saate nüüd öelda enda kohta autorid ka. On nii? Jah. Ja ma ei ole niimoodi mõelnudki. Saad endale lisada kuskile pikami nimekirja. Vaatame, kuidas raamatule läheb. Kas sellest on päriselt kasu, siis vaatame, kas ta läheb kuskile kirja. Ühesõnaga, Jette ja väike onu siis lähevad arvutimaailma, mängumaailma siis tegelikult seiklema, on ju. Kuidas on teie tunnetus, et palju tegelikult lastel, eriti koolieelikutel, kui nad on seal mängus, palju need võib segamini minna, see reaalne maailm ja siis see mängumaailm? Ja vaat see oli meil ka väga hea küsimus, selle peale me mõtlesime ka hästi palju, et kuidas seda siis eristada. No esimene asi oligi, et visuaalselt kohe peab kuidagi eristama, et kas nad on hetkel siis selles mängumaailmas või mitte. Ja see sai siis lahendatud niiviisi, et last või nendel tegelastel kõigil on peade kohal siis need kasutaja-nimed. Et kui nad on mängus, on neil kasutaja nimed, nagu ikka arvutimängudes, ja kui nad on sealt väljas, siis on neil need peomütsid. Et nad on siis ühesõnaga vanaema sünnipäeval tagasi, et me proovisime visuaalselt. Lisaks oli ka see, et me ikkagi ütlesime selle välja, et näiteks kui oli ohtlik olukord, siis väike onu ütles Jettele, et läheme nüüd ja räägime sellest, et paneme selle arvutimängu kinni. Et kui pilti iga laps võib-olla ei näe, kui õpetaja ette loeb või lapsevanem ette loeb, siis vähemalt ta kuuleb seda, et me ikkagi tegelikult ka peatükkide kaupa, me ei käinud niimoodi ühe sama peatüki sees nagu mängust väljas, vaid ikkagi see nagu oli kas ühes või teises. Aga kui mõelda sellele, et mis läheb lastel sassi? Jah, just nagu... Et kui päris meie oma Eesti lapsed räägivad oma interneti ja mängude ja digiasjade kogemustest, siis sageli tõenäoliselt ikkagi laps ei adu päris hästi kõiki neid võimalikke auditooriumi liikmeid, et kui ma mingisuguse info välja panen, olgu see siis kommentaar kuskil mängus või YouTuberile mingisuguse teksti kirjutamine või pildi saatmine või kas või laigi panemine, et kui suur võib see auditoorium tegelikult olla ja kes kõik temast erinevad inimesed võivad selles nagu keerelda põhimõtteliselt. Ja teiselt poolt on see, et ma räägin, mida mulle üleeile ühes lasteaias lapsed rääkisid. Ma küsisin lastelt, et millised mängud teile meeldivad. Ja siis nad loetlesid selle ette, et ühesõnaga Minecraft, Roblox, kõik siuksed mängud, mis on ammuilma olemas on. Super Mario isegi muide. Super Mario pidi väga populaarne olema. Tehnostalgia! Ja siis, et miks teile need meeldivad ja lapsed ütlevad, sellepärast, et meile meeldib draakone tappa, meile meeldib, ma ei tea, lilli, meile meeldib tappa, kõiki meeldib tappa, erinevaid tegelasi. Ja siis, kui ma lastelt küsisin, et oota, aga et ma saan aru, et teile arvutimängud meeldivad sellepärast, see saab tappa, aga mis on nagu päris elu ja arvutimängu erinevus ikkagi? Ja siis üks poiss ütles, et no päriselus me tapame sigu. Ja siis ma olin, et jah, et selles mõttes ma usun, et nad sellest, ütleme, kui võib-olla mõnel on mõte, et äkki nad siis, kui nad seal tapavad neid draakoneid, et äkki nad siis päriselus on ka kuidagi hästi vägivaldsed või mõtlevad ka nii, et tahavad kaasa. Ei ole, nad selles mõttes sellistest asjadest saavad ikkagi ju aru, et üks on mängus, mäng nõuab neilt selliseid tegevusi, mängus ei saagi midagi muud teha, et edasi areneda, on ju. Aga päriselus neil on ikkagi vaata lasteaia lapse igapäevaelu, et tal on tavaline lapsepäev, et see tule see arvutimäng talle sinna päris ellu niiviisi kaasa. On muidugi ekstreemseid juhusid, kus nad imiteerivad mingisuguseid asju, sõnu või näiteks mängivad, et nad on mingid tegelased mingist mängust või multikast, mis parasjagu populaarne on, aga... Kuule, ma mängisin Nubagadiid. Mina olin see koniga unt, see on kõigist pikem. Tom ja Jerry on ju... On ju, et siin ei tohiks nagu minna selliseks nagu meediapaaniliseks, et lapsed on hukas
et noh, tasub mõelda iseenda tumedamatele praktikatele lapsepõlvest, et mida igast imelikke asju me oleme teinud ja loodetavasti oleme ju suht normaalselt välja kukkunud või. Aga siin see erisuse tunnetamine on võib-olla ka see, et kui laps tegutseb mängus ja mingi väga haarav visuaal on tema silmade ees, see ei pea olema mäng, see võib ka olla lihtsalt mingisuguste shortside vaatamine või mis iganes, siis see ajataju ikkagi kaob ära. Et see on nii stimuleeriv sisu, et pole ime, et lapsed upuvad nendesse mängudesse ära ja nad ei saa arugi, et on 3 tundi või 2 tundi või tund aega on möödas ja nad tõesti ei adu seda, et nii kaua on oldud juba, mis tõttu tasuvad kõik need taimerid ja munakellad ja mis iganes panna, sest et see nagu annab päriselt märku, et nii palju aega on mööda, sest laps võib-olla ei usugi, et sa valetad, tund aega ei ole veel läbi. Aga et kui ta ise paneb selle kella, siis ta saab sellest aru. Ja muideks üks väga hea soovitus, mida ma just hiljaaegu alles kuulsin, on see väga praktiline nipp lapsevanematele. Kui sa ei taha lapsega tülli minna sellepärast, et tule juba ära ja mis sa nii kaua oled, et tasub lapselt välja uurida, millise loogikaga see mäng on. Kas neil on seal mingisuguse mängumatšid näiteks, et nad peavad seal lõpuni kaklema, siis läbi. Siis on tal valik, kas ta läheb mängust välja või võtab järgmise ette. Või nagu mis loogika, mis ajatsüklitega see mäng käib, et kui on kokku lepitud, et sa teed siin 200 autosõitu on ju, ja paneme kinni, mitte keset seda sõitu sa ei lähe, see on nii kaua seda mänginud, muudkui sõidad siin päev otsa. Piip! Ja laps on nagu ja ma just hakkasin võitma. Kullahunniku! Ta oleks võib-olla 5 sekundi pärast, ta oleks läbi saanud finišijoone, et okei, et see on minu meelest väga-väga hea mõte, et uurida välja, mis loogikaga see mäng on. Ja väikelaste vanemad, nagu päris pisikeste vanemad on natukene nagu valetavad ka oma lastele. Ma olen kuulnud selliseid praktikaid ka, et näiteks pannaksegi telefonile ajapiirang peale ja siis, kui telefon läheb mustaks, siis on nagu, et näed, ja saigi otsa aeg. Ja siis, kui laps ütleb, et oi, et aga paneme juurde, siis telefon ei luba. Telefon läks magama praegu. See nagu võib-olla see 7-aastasel enam ei tööta, aga pisikestele võib see täiesti töötada, et näed, väsis ära ja aeg sai otsa, et see on nüüd piisav. Pean ikka selle küsimusega ikka ära küsima, et mis on teie see vanuse taju, et millal võiks ekraani anda lastele? Oleneb lapsest. See tõesti oleneb lapsest. Beebidele palun ei. Miks mitte? No ei ole mingit mõtet, sellel ei ole mitte mingisugust kasutegurit ja see ei too ka seda, mida võib-olla vanem vajab seda hetke endale, et ma ei tea, vetsus ära käia. Nagu ta kõristiga saab ka hakkama. Aga üldiselt nagu kui see, siin on nagu kaks vastanduvat seisukohta on ju, ühed, kes ütlevad, et palun elame ilma ekraanideta, sest et seda on ajul vaja, et ta suudaks hakata genereerima uusi ideid, iseennast lõbustama, et mul oleks võimalik nagu ka tulevikus loota, et mu laps, kui ta igavleb, siis ta ei lähe kohe stimulante otsima, vaid et ta suudab nagu iseenda ja oma ajuga hakkama saada. Ja mis räägivad ka sellest, et digikeskkonnad teevad meie aju hüplikuks, treenivad sellist nagu kiiret reageerimist, aga mitte süvenemist. Kõik väga õige. Teiselt poolt aga on teine koolkond, kes ütleb, et aga päris ilma ka ei saa, sest et ekraanide kaudu tuleb palju head. Eesti on ennast positsioneerinud kui sellise digiriigina, mis tähendab, et meie hariduses, meie üldises eduloos, riiklikes prioriteetides on digitehnoloogiatel hästi oluline roll. Me eeldame ja ootame, et juba lapsed väga varajases nooruses saaksid hakkama tehisintellektiga, digivahenditega, sotsiaalmeediaga, suudaksid luua, kasutada, tarbida digiteenuseid ja nii edasi, on ju. Ehk siis, see tähendab ka seda, et see peab olema mingil määral põimitud normaalse elukeskkonnana nagu füüsilisega. Aga nüüd see põhikoht, mille üle me vaidleme, on see, et kuidas seda täpselt teha olukorras, kus platvormidel on suhteliselt kama 2 heaolust. Moraalsus ei ole mingi küsimus nende jaoks. Ja pigem on ikkagist ju see, et tuleme tagasi selleni, et kuidas seal ikka käituda, on ju. See digimaailmas. Just. On ju see, millest ka siin raamatus te väga palju räägite põimitult. Me räägimegi just sellest, mis täiskasvanutel oleks ka vaja meelde tuletada ja võib-olla isegi rohkem kui lastele. On see, et internetis, ütleme laialt niimoodi, et sul ei pruugi küll, sa ei pruugi saada sinikaid ja su luud ei murdu, aga sõnad võivad väga haiget teha.
ja see on nagu, ma arvan, üks nagu keskne inimeseks olemise nagu siuke tõde, mida tuleb meelde tuletada, et tee head. Kui sa vähegi saad, tee head, aita teisi, see muudab sind ennast õnnelikumaks, sinu ümbritsevaid inimesi õnnelikumaks ja see on nagu õnne valem. Näitavad kõik õnneuuringud ka muide. Õnnelikud inimesed meie ümber tagavad selle, et meie enda õnnetunne on suurem. Nagu peaks kõigile kogu aeg korrutama ja õpetama. Teeme head. Sa mainisid ka seda, et lastel on hästi nagu raske hoomata, on ju, kuhu need asjad lähevad ja see sama ju võib-olla ka tunnetega, et nagu et ma kuidagi viskan selle kommentaari, ma ei tea, seal Robloxis kuskil õhkuda, aga nagu ta ei saa aru ju, kuhu see justkui ju läheb, on ju. Täpselt, et see on ju probleem. Just, ja et keegi võib väga haavuda sellest või et sellest jääb jälg maha ja sinu tunded ja hetke emotsioon võib muutuda, aga see vahib seal ikka. See sinu selle hetke jäädvustus, mis tegelikult ei pruugi olla nagu kõik see, mida sa oled. Ja kui me oleme rääkinud selle esimese kooliastme lastega ja lastega sellest teemast, siis väga hästi toimib see, kui lihtsalt küsida, et kui teil oli täna täpselt samad tunnid või te tegite lasteaias näiteks täpselt neid samu asju. Kas te läksite koju ja rääkisite oma päevast täpselt ühtemoodi? Kas teil oli täpselt sama tuju? Kas te jätkasite oma päevaga täpselt ühtemoodi? Et ei, ilmselgelt ei on ja kõik vastavad ei. Siis ongi see, et aga kujuta ette, et sa selles olukorras, kus sina oled, saad mingisuguse sõnumi, mis võib-olla oleks tundunud naljakas vahetunnis, aga see sinu olukorras pärast kooli või pärast lasteaiapäeva see enam nagu ei ole. Ja kõik lapsed suudavad sellega samastuda. Just see, et meil on täpselt sama päevakava, aga me läheme erinevate tunnete ja mõtetega ära sealt, kus me koos olime. Ja lastele see vanuse asi, ma ütleks, et on vaja kasutada telefone ja üleüldse internetti tegelikult koolis, esimeses klassis, midagi pole teha. Enne seda kasutama ei pea ja mul on selline tunne, et see, muideks, kes ei teadnud, siis meil on ju lasteaia ehk siis alushariduse õppekavas, see on kirjutatud nüüd, et digikeskkond on ka lapse kasvukeskkond ja mul on selline tunne, et ta on pigem mõeldud niimoodi, nagu see on tulnud tagant järgi, et ta paratamatult on, mitte et nüüd hakaku olema, kellel veel pole, vaid et laps lihtsalt nii palju puutub meediaga kokku, või kas või siis, kui ta autoga lasteaiast koju sõidab, ta näeb ja ta peab suutma aru saada, mis asjad need on seal ümberringi. Et kuidas need mõjutavad ja kuidas ise sellesse suhtuda. Ja kui ma lõpuks saan selle ekraani kätte, siis tegelikult ka selle raamatu üks mõte ongi see, et see mitte kuskilt otsast ei suuna ise ekraane kasutama, vaid kui ma selle maailmaga mingit moodi kokku puutun, siis kuidas sellest üldse nagu mõelda või mis teha, kui midagi juhtub, et sellised baasteadmised võiksid olla ka nendel lastel olemas, kellel kodus võib-olla pole ühtegi ekraani. Siis tänaval on. Teistel lastel on. Teistel on. Ja seal Viru keskuses näed, et midagi virbendab ka on ju kuskil seal tablool, on ju, et see on... Satud kellegi teise pildi peale, kellegi teise video peale ja muideks lastele lähebki ikkagi minu kogemuse järgi kõige rohkem korda just need halvad kommentaarid või mingisugused meemid tehakse lastest või kuidagi pildistatakse selja tagant, mis toovad ikkagi nende enda sõpruskonnas neile mingisuguse halva negatiivse tähelepanu kaasa. Et sellest, et ausalt ma arvan, et täiskasvanud, nagu sa ütlesid ka, ei saa ise ka aru sellest, kui nad interneti mingi halva kommentaari jätavad ja siis mis mõju see avaldab, kuskil kellelegi. Aga ikkagi, kui lapsel järgmine päev see meem jälitab teda veel võib-olla mitu klassi läheb edasi. See mõjub ja need lood kas või näitena, et hästi on toiminud ka see, kui ma ise räägin ühe näite ja me analüüsime selle ühe näite põhjal ja kõik suudavad sellega samastuda, et niimoodi on võib-olla kõige nagu turvalisem ka, et ei löö kedagi risti, kes seal klassis on, mäletad, Mari, kui sul see oli nüüd, paha poiss oli see, paha tüdruk oli see, kes sulle nii tegi, on ju. Et saab rääkida lastega tegelikult nendest asjadest täiesti vabalt ilma, et neil oleks endal telefoni. Mul on nagu tunne, et kuidas nagu vanematele nagu rääkida seda, et on väga okei ka kodus rääkida, ongi nendest digiseadmest asjadest ja see nagu luua see usalduslik suhe, et ma ei tea, laps tahab rääkida, mis ta seal mängus tegi ja see, et mis sa räägid, on ju. Nagu, et ma ei saa aru, mis mõõga. Kuigi see on ju tema viis nagu suhtlemiseks, on ju, võib-olla järgmine kord ta ei ütlegi, et midagi halvasti juhtus seal, et ma ei tea, hakkasid kellegi kogemata näitas, et ta lapse tegelikult on täiskasvanu, on ju. Kuidas nagu vanematele võib-olla seda mindseti veits nagu muuta, mõelda. Meil on seal on kirjas ilusti, ma tean. Meil on eraldi lehekülg ka, mille kirjutas meie psühholoog, kes meile nõu andis, mis on ekstra vanematele mõeldes, et kui laps räägib sulle midagi, mis last on häirinud, siis kuidas oleks sellele kõige toetavam reageerida.
sest et ma ju tean, ma olen ise ka ju lapsevanem, ma ju tean, et esimene see, kui laps kas kukub, ajab midagi maha, on mingisuguse jamaga endale teinud liiga kuidagimoodi, siis mu esimene automaatreaktsioon, tule nüüd, mis see, ma ju ja siis see enesekontroll, et sa ei hakka sellega pihta, vaid oled nagu, räägi, mis juhtus? Kes seal veel oli? Kuidas see sind tundma pani? Et need küsimused enne, kui see, et nagu tülipart läheb kappi otsa, mul on endiselt sellest Tuuli ja nende Siberi reisi saatest, see on meie pereparool, et iga kord siis, kui mingisugune jama on, siis on nagu tülipart läheb kappi otsa ära, jõulud jäävad ära see aasta, telefon on 3 aastaks, nii edasi, et nagu see ülereageering tuleb nii kiiresti, on ju, aga selle asemel tõesti, kui me räägime väga häirivatest kogemustest, oleks meil lihtsalt tarvis rahulikult ära kuulata laps, et ta tuleks järgmine kord ka ja ütleks, mis teda häirib. Ja natukene võiks proovida siis kas või salaja tundma õppida ka seda keskkonda, kus see probleem juhtunud on, et võib täiesti vabalt olla, et näiteks lapsevanem ei teagi, et mingites mängudes saab omavahel suhelda, mis asja. Ma ei teadnudki, et sa oskad endale üldse sinna järgmisesse kohta kontot teha, et ma ei teadnud, et seal on mingid grupid on. et kui ma neid asju üldse ei tea, siis ilmselge me kõik teame seda, et kui sa omad liiga vähe infot, siis sa ka natuke pelgad seda või oled lausa vihane või väga skeptiline, et ennast ka rahulikult kurssi viia ja selle jaoks on meil olemas seesama näiteks tehisintellekt või guugeldad või YouTube'itad, on ju. Et tehisintellekt selles osas annab väga adekvaatset infot, kui küsimus on selles, et kuidas mingi keskkond töötab, mida seal teha saab. Kasutage. Jah, minge korra ise mängige kas või. Jaa, ma käisin, ma ikka pean tunnistama, et ega need mängud väga huvitavad ei ole mulle sageli. Aga ma püüan käia oma sõnade järgi ja ikkagi aeg-ajalt vähemalt teha selliseid kui pistelisi hüppeid ja saada aru, et mida sa mängid ja kuidas see käib. Ja siis mingi aasta tagasi või paar aastat tagasi oli see Grow a Garden, oli Robloxi üks mingi väga mängitud mäng, seal tekkisid mingisugused rituaalid neil, mida koos tehti ja mis, ühesõnaga, terve värk on ju. Ja siis ma läksin sinna, see oli mu esimene Robloxi mäng pärast väga pikka aega, et siis kui mu laps alles hakkas Robloxi kasutama, siis ma nagu vaatasin need mängud üle, mida ta mängis, aga siis oli mitu aastat oli sellist nagu pausi, kus ma ise ei olnud mänginud ja siis ma istusin seal ja üritasin nagu aru saada, mis kuradi klotse ma kuhu ma pean panema, kas ma nüüd pean minema mingeid seemneid ostma jälle ja siis mu laps mängis minuga koos, jaa, nüüd, jookse sinna, anna siia, las ma näitan sulle, vaata siia vajutad ja siis me nagu kahekesi jaurasime seal ja siis mul lõpuks oli väga ilus aed. Kasvasid tomatid ja mingisugused väärtuslikud taimed ja võib-olla see ei ole nagu mu eelistatud tegevus puhke ajal, aga kui põnev on kuulata neid selgitusi, mida laps räägib juurde, ja nüüd on tantsupidu, mul oli nagu, mis tantsupidu, kes seda korraldab? Seekord on siin on see mingi DJ, kes tuleb, mul on nagu okei, ma lihtsalt teen kaasa, kuidas ma hüppan? See on tegelikult ju talle ka oluline. Jääb meelde pärast see kvaliteet, kes ma mängisin emmega Roblox. Oi, kui tähtis see on lastele. Ja nagu sõpruskonnas ka, et ikkagi näiteks kui mina või siis minu abikaasa mängime mingit mängu niimoodi, et seal tiimis on veel mingisugused klassikaaslased, siis see on ikka uhkuse asi, et mul isa tahab ka mängida. Ja siis vahetevahel ongi olnud olukorrad, kus on siis nagu mitu lapsevanemat näiteks ja lapsed ka ja siis tehakse selliseid suuri tiimimänge ja see on tegelikult nagu suhteliselt naljakas, sest sa ei pea olema hea. Sa võidki minna mängima ja öelda, et ma olen täielik tutu-lutu, sa pead mind päästma. Sest et näiteks me mängime lapsega seda Minecraft Dungeons, mis on siis paaris mäng, kus me nagu käime ja võitleme ja teeme igast asju. Ma olen erakordselt halb selles, sest et minu taktika on see, et ma lihtsalt rutjun nuppe ja nagu niimoodi, on ju. Ja siis põhimõtteliselt meil ongi selline dünaamika, kus mu laps juhib seda mängu, tema nagu tapab need kõige koledamad kollid ära, siis näitab mulle, mis kaste ma pean kuskilt võtma ja nii edasi ja ma annan talle selle kontrolli ja ma lihtsalt tuterdan seal mingi vastu seina enam niimoodi, siis ta nagu emps.
vajuta X. Okei, hea küll. Et sa ei pea teadma ja oskama neid mänge mängida. Lapsel on tegelikult nagu võib-olla tore, kui ta saab olla sinust parem ja sind õpetada ja olla nagu, et kuule, ära sellele tähelepanu üldse pööra, tule edasi, lõpuboss on seal. Okay. Lõpuboss, lemmikväljend. On ju? Tahad midagi lisada? Vabandust, ma jäin Ei, ma mõtlen, et tegelikult on ka selliseid mänge ju maailmas olemas, mis on endale enam-vähem nagu aktsepteeritavad, et mis ei ole nii surmavalt igavad ja neid tasub täitsa välja otsida ja lapsele ka tutvustada, et mina mängisin oma lapsega mingisugust Käsna-Kalle mängu, mis oli natuke lihtsam, millega ma ka hakkama sain. No võt, ühesõnaga, et võib ka teistpidi, et võib ka ise mingit mänge otsida, aga no loomulikult kõige kasulikum lapse jaoks ikkagi on mängida seda, mis talle meeldib ja selle käigus tekivad need arutelud, aga muidugi siin öelda, et noh, et kogu aeg ei mängi seal arvutis on ju lastega, vaid see on lihtsalt on ju mingi väike osa teie päevast, et ikkagist tasakaal on ju, peab sellele rõhuma, aga seal raamatut lugedes mul tekkis kohati vahepeal tunne, et väike Jette oli ikkagist natuke targem väiksest vanust mingitel hetkedel. No näiteks ma isegi panin kirja, et väike onu ütles tabavalt, aga see on ju kõigest mäng. Noh, see salasõna teema, et salasõna oli 1, 2, 3, 4. Et tegelikult on ju kohati nii, et lapsed võivad olla digipädevamad kohati. Ja see üleüldse see, et see on ainult, see on mingi mäng lihtsalt, et see on tulnud ju sellest praktilisest tööst lastega, kus lapsed on niimoodi, et aga meie jaoks see on tähtis. Me oleme sinna nii palju aega pannud, me oleme isegi raha teinekord, meil on kokkulepped, meil on oma mingi grupi dünaamika selle põhjal, mis me mängus teeme. See ei ole lihtsalt mingi mäng. No võtti, me tahtsime seda sinna raamatusse lihtsalt niimoodi siis. Väga tabav lause, mulle väga meeldis see. Lisaks ei maksa alahinnata seda, kui osavad infovahetajad on lapsed, kui see tegemist on nende jaoks olulise asjaga. No näiteks olen ma täieliku heldimusega kõrvalt vaadanud YouTuberite ja mängurite kogukondi, kes näiteks räägivadki mingist spetsiifilisest Robloxi mängust. Ja niipea, kui sealt tekib laste jaoks mingi oht, nagu näiteks pedofiilid, siis seda infot liigutatakse nii kiiresti. Mis on ohumärgid, kuidas ennast kaitsta, mida Roblox teeb selleks, et kaitsta lapsi, mis siin valesti on, nagu selgitatakse süvitsi. Reeglina on täiskasvanud noored mehed, kes loovad sellist sisu, nad teavad, et nende jälgijad on lapsed ja noored poisid tavaliselt, aga mitte ainult. Ja nad loovadki sisu nagu väga teadlikult, mitte nagu liiga rõvedalt, ohtlikult, vastikult, vaid nad nagu balansseerivad selle täiskasvanu ja lapse maailma vahel, selgitades siiski väga põhjalikult ja sageli väga tehniliselt, mis on praegu selles kohas teemaks. Või olgu see mingi, ma ei tea, Brawl Stars või mida iganes nad mängivad. Iga asja jaoks on olemas netis oma kogukond, kes loovadki sellele mängule, sellele, ma ei tea, levelile suunatud sisu. Ja see on tõeline fännkond, et meie majas on praegu hull teema on Geometry Dash, mis on mingisugune läbimängude mingi mäng. Ja seal on tohutult palju sisu on selle kohta. Seal on nüüd nagu muusika, mis sinna on loodud selle mängu jaoks, seal on mingid ise ehitatud levelid, kuidas ehitada ise raskemaid leveleid, nagu meeletu universum. Ja lapsed õpivad sealt väga-väga palju ja nad sageli tõesti teavadki mingitest asjadest rohkem. Samamoodi AI sisu äratundmine. Mingil hetkel mina lõin käpad püsti ja ma ütlesin, et nagu armas laps, sina tead sellest rohkem, sest sa oled näinud neid AI tuvastamise YouTuberite videosid, mis õpetavad sulle, näe vaata siin on see meelelahutuslikus vormis. Ja siis mul oli nagu, okei. See on ülihuvitav, sest et tegelikult lasteaias on üks osa, et praegu on juba natukene AI tulnud lasteaeda, et see on väga primitiivne, et nad ise seal ei toimeta või ongi võrdlevad, on ju, et kas see on päris pall ja kas see ei ole, on ju, et seda juttu, issand, tain peas, et seda juttu kuulates vahepeal tegib tunne, et isegi lapsed võib-olla tuvastavad paremini. No võib-olla mitte need lasteaialised. Ja me ei saa öelda, et kõik lapsed on ühesugused, on ju, et lapsi on väga-väga erinevaid ja see kogemus, aga mida ma tahan öelda on see, et
lapsed jagavad omavahel neid kogemusi, kui me anname neile nagu võimaluse nendest asjadest rääkida. Et kuulge, mis teiega juhtunud on? Kuidas sina selle lahendasid? Mis sa märganud oled? Ja siis sina oled käinud lastega ju rääkimas. Too mõned näited, kus nad hakkavad, et aga mul juhtus ka ja siis nad annavad üksteisele nõu. No nad on näiteks selle AI teemal on tõesti niimoodi, et kui laps on sellest üldse midagi kuulnud esiteks, siis tekib, mul on tunne, et lapsel võib-olla isegi tihedamini see küsimus, et kuule, kas see tegelane seal filmis on AI-ga tehtud või ta on päris näitleja? Et juba üleüldse see, et mõelda sihukese peale, et see on variant, on ju. Ja lapsed tõesti omavahel, nad kuidagi nagu mängu käigus, vaata, nad räägivad lihtsalt, mängivad hoopis mingit muud mängu ja siis paneb legosid kokku või midagi ja siis arutavad seal siis, kuidas mängus edasi areneda või midagi sihukest, et täitsa tavalises igapäevaelus. Ja muideks selle väikeste universumide tekitamisega mul tuli see meelde endale, et kuidas lapsed infot vahetavad ja mis sellest nii-öelda lihtsalt mängust saada võib. Et minu laps mängib nendes VR-prillides, mängib mingisugust ahvimängu, Gorilla Tag'i. Nii, ja kuulake nüüd, Gorilla Tag'is ta tegi kõigepealt, ta mängis seda piisavalt palju, et ta oskas siis teha mingisuguseid trikke ja ta tegi enda YouTube'i kanali, kus ta siis oma prillidega filmib seda, mis ta seal teeb ja pärast siis loeb inglise keeles esiteks, nagu ta on nii palju arendanud oma inglise keelt, et ta oskab nagu selgitada, teeb YouTube'i video, kus ta õpetab siis mingisuguseid trikke tegema ja sealt edasi tegid oma Discordi kanali ja seal Discordi kanalis hakkas ta raha teenima, muideks niimoodi aasta ema nüüd ütleb, et ma isegi ei teadnud, et ta seal raha teenis. Aga teate, kuidas või? Tal tekkis oma väike fännkond sealt YouTube'ist, kes kolisid siis tema Discordi kanalisse ja Jakob hakkas joonistama siis pilte käsitsi, tegi sellest foto, tellimustöid hakati andma, joonistas ja siis pani oma Discordi kanalisse ja talle saadeti siis selles Gorilla Tag'is siis neid virtuaalseid münte, mis reaalselt ju maksavad päris raha. Ehk siis seda tehingut ei toimunud seal mingi, ma ei tea, meie pankade vahel kuidagi, vaid selles mängus selle virtuaalse valuutaga maksti nende piltide eest, mida ta päriselt oma toos joonistas. Ühesõnaga, tohutu nagu mingisugune oskuste, teadmiste, majandussuhete. Kusjuures ma ei kujuta ette, et täiskasvanu oskaks isegi niimoodi mõelda nagu esimese hooga, et niiviisi on ka võimalik nagu võib-olla isegi mingit elatist teenida, mis algab ju lihtsalt mängust. Reaalselt ei oskaks. Päris hull. Jah, ja tegelikult me oleme ka võib-olla kogu see sotsiaalmeedia keelustamine ja nii edasi, et üks asi, mida ei ole minu meelest väga palju kajastatud, on kohtuasjade Austraalias hetkel siis käimas olevad kohtuasjad, kus noored, kes on alla 16-aastased, kes teenivad raha sotsiaalmeedias, on lihtsalt niimoodi jäetud ilma kõigest sellest, millele nad hakkasid juba ehitama karjääri, on ju, olgu see siis, ma ei tea, tantsuvideod, mingisugune ukuleelega laulude tegemine, meigivideod, mis iganes, on ju. Et lapsed on selles majanduses peadpidi sees, tahame või ei taha seda. Ja ja siis tekib ka see küsimus, et okei, aga mis siis nagu kõik need pereblogijad ja pere sotsiaalmeedia sisuloojad, et kas neil on siis õigus oma last panna sotsiaalmeediasse tegutsema, kas me siis keelustame nemad, seal on nii palju nüansse, mis on nii läbi mõtlemata, et mind ajab natuke närvi ausalt öeldes. Ka nagu selles mõttes, et kui sa midagi keelustad, siis alati tulevad ju mingid alternatiivid ka lõppkokkuvõttes, et mul on tunne, et see kuidagi tehti ruttu. Selle sotsiaalmeedia keelu tegelik taust on tõenäoliselt see, et tahetakse näidata sotsiaalmeedia hiidudele hambaid. Et te ei paranda, te ei võta vastutust või me teeme niimoodi nüüd. Ja mul on kuri kahtlane tunne, et nende keeldude taga ei ole tegelikult soov hoida lapsi või realistlik eeldus, et lapsed nüüd ei kasuta sotsiaalmeediat. Et kõik need inimesed, kes päriselt otsustavad neid asju, nad teavad, et lapsed leiavad nagu muud teekonnad. Aga see on survestamismehhanism, et platvormid saaksid aru, et me võtame teilt hunniku kasutajaid ära regulatsioonidega, kui te kurat ei hakka vastutust võtma. Siiamaani need hambad ei ole väga teravad olnud.
Ja mõelge, kui imelik ja mõttetu see selles mõttes veel on, et ütleme, oletame, järgmine uuring näiteks, mis seal tehakse, et kui palju meil on siis sotsiaalmeedia kasutajaid mingitel platvormidel, kes on teatud alla mingisuguse vanuse. 0, nii, väga hea, 0. Meil ei ole enam siis õrna aimugi, kus nad tegelikult on, me ei tea enam, millist ennetustööd me peaksime tegema, meil pole enam üldse, me nagu kobame täielikus pimeduses sellisel juhul, kui me ütleme lihtsalt, et meil ei ole lapsi sotsiaalmeedias. Sest et Austraalia lapsed ju läksid ja taaskord, lapsed on erinevad ja noored. Paljud loobusidki sotsiaalmeediast, paljude jaoks on õnnistus ja nad on nagu tagasi käbidega mängimas ja nende harmoonia kese on taastunud. Mis on suurepärane, sest et inimestel võikski olla palju erinevaid viise olemiseks. Aga väga suur osa nendest tiinekatest, eelpubekatest läksid täiesti kontrollimatutesse teistesse sotsiaalmeediakanalitesse, millest ei ole mitte ükski täiskasvanu isegi kuulnud veel, mis on täiesti alareguleeritud, kus on andmekasutus täiesti kuradi kontrolli alt väljas ja nad on seal džunglis jumala üksi. Väga hirmus. Ja kolmas asi on selle juures ka see, et mis te arvate, et kui nüüd tuleb uuring näiteks, et mis sotsiaalmeedia platvorme sa kasutad, kas need lapsed usaldavad üldse uuringuid, kui nad teavad, et sotsmeedia on meile keelatud, kui palju nad nendes ankeetides hakkavad valetama? Meil ei ole enam võimalik saada isegi nagu adekvaatset ülevaadet, et mida ja kus nad siis teevad. Kui meil on seadus, mis ütleb, et 16-aastane ei tohi kasutada, siis sa hakkad valetama ankeetides. Ei kasuta! Tegelikult ise oled nagu ping, 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 on ju noh. Ma ei taha normaliseerida valetamist olukorras, kus regulatsioon on pandud paika niimoodi, et seda ei ole võimalik täita. Nagu sa rääksid nendest kõikidest teistest alternatiivsetest on ju sotsiaalmeedia platvormides, ma tahaks korraga rääkida, üleüldiselt on ju õngitsejatest internetis, seal ei ole üldse mingeid regulatsioone, et raamatus oli ka ju ikkagist täiskasvanu, oli tegelikult laps, on ju. Spoiler alert! Sisurikkuja! Et tegelikult on ju neid õngitsejaid kohutavalt palju internetis. Et see on nagu hirmus mõelda, et kui palju lapsed võib-olla tegelikult, ma ei tea, saadavad pilte, videoid, ma ei tea kellele. Mida teha? Kui lahendage probleem. No esiteks ma arvan, et see soovitus et lapsele, et vaata, et sa siis sõbra, ühesõnaga, kuidas ma ütlen, et ma alustan osast peale oma vastamist. Alusta. Okay. Et ma mõtlen lihtsalt seda, et kui vanemad mõtlevad näiteks, et aga minu lapsed suhtlevad ainult privaatsel kontol oma sõpradega. Nii, palju õnne, järelikult ohtu pole. Ei ole nii. Laste sõbralistidesse satuvad täiesti võõrad inimesed, nad isegi ei tea, kes seal on, neil on seal võib-olla 100, võib-olla 1000 sõpru, võib-olla suurtes gruppides on ju. Ehk siis see lihtsalt see eeldus, et või see eeldamine, et minu laps on privaatse kontoga, järelikult on asi korras, et see ei päde. Siis tegelikult juba ka eesti keeles on väga võimalik tehisintellektiga võltsida ka häälsõnumeid, videodest võib-olla veel saab aru, aga häälsõnumeid lihtsalt, et ma saan teha ükskõik mis hääle endale lapse hääle. Et see, kui lapsele näiteks keegi saadab häälsõnumeid, kus on kuulda, et temaga räägib laps, ei pruugi. Et ühesõnaga minu üleüldine soovitus oleks küll, et kui on lasteaiaealine laps või ütleme selle esimese kooliastme laps, siis miks see laps peaks nii väga, ma tean, et sina tahad sellele vastu võidelda, aga minu arvates see laps ei peagi üldse omama suvalisi internetisõpru, ta ei vaja seda. Ja need võivad tekkida, kui on see kuidagi kontrollitud keskkonnas, vanemad on aga tal ei ole see vaja. Nagu elus ei juhtu mitte midagi, kui tal ei ole teisest linnast sõpra Aleksandrit. Mitte midagi juhtu. Sobivad ka need sõbrad, kes tal koolis... Miks sa arvad, et ma vaielda tahan sellega? Ma olen täiega nõus sellega. Sellepärast, et interneti sõbrad on, näiteks ma võin öelda, et minu meelest on see nii tore, pikkade aastakümnete peale süke näide, et näiteks minu enda pulmas käis abikaasa sõber, kelle ta sai arvutimängust endale lapsena. Sellest kasvas päris sõprus välja, aga see oli ka nagu teine aeg, see on nagu mingi vana mutikese jutt. Ei, aga samamoodi, täpselt samu asju kirjeldavad lapsed ja noored täna, et neil on väga tähendusrikkad suhted inimestega, kellega nad on tuttavaks saanud või siis kellega ongi suhelnud ainult internetis. Ja siin on hästi oluline, et vanemad hoiaksid pilku peal, sest meil on parem elutunnetus, meil on rohkem paranoiat ja meil on paremad tundlad selles osas. Et privaatsust peab ka pakkuma, aga lasteaia laps
peaks kindlalt olema inforuumi mõttes nagu pistelise kontrolli all vähemalt. Mitte ainult lasteaialaps, ka algklasside lapsed. Põhikool juba, seal on juba iseseisvumise elu ülesanne, nii et siis peab andma tõenäoliselt rohkem ruumi, aga laps ei pea olema üksi selles džunglis. Ja kusjuures siit tuleb ka see, mida ma pidin õppima ise omal nahal, et ehkki pedofiilidest, pornost, skämmidest, millest iganes, on väga ebamugav rääkida. Nagu kust ma alustan? Kust kohast ma alustan lapsega pornost rääkimist? Oli dilemma, mille ees mina olin, sest laps koroona ajal istus mul kõrval, kui ma andsin veebiloenguid, mis tähendas, et ta kuulis kõike, mida ma rääkisin oma veebiloengutes, aga seal on ka seksuaalmeedia kohta käivad loengud ja nii edasi. Ja siis mu laps küsis mu käest, mis asi on porno, ja ta oli mingi 5-aastane. Ja siis ma mõtlesin, et kas ma hakkan midagi luulutama, ja räägin mingit suvalist juttu või siis nagu räägin mingi hästi nagu lihtsustatud versiooni sellest, mis asi on porno. Ja siis ma käigu pealt midagi kobasin enam-vähem ja suutsin enam-vähem selgitada, et need on videod ja materjalid, kus 2 või rohkem inimest seksivad, aga et sellise materjaliga tuleb olla ettevaatlik, sest et see on mõeldud ainult täiskasvanutele, sest et selline video või selline pilt võib sinu keha suunata sellisele nagu käitumisele või tegema asju, milleks su keha tegelikult valmis ei ole. Et sa pead, ja siis ütlesin, et räägime sellest hiljem veel, nii edasi. Niimoodi, see on tüüpiline see lapsevanemate, räägime sellest teine kord. Aga et nagu mingisugune info on lapsel, esmane info selle kohta, mida ta küsib, ilma liigsete detailideta on olemas ükskõik, kui raske teema on. Kui su laps küsib, kes on pedofiil, siis sa pead olema valmis talle rääkima, kas või ainult sellest, et see on ohtlik täiskasvanu. Olenevalt oma lapsest, te teate oma lapsi kõige paremini, milleks need valmis on. Et kuna need sellised murdelised hetked panid mind nagu natukene ümber mõtlema selles osas, kui kaitslik ma olen erinevate maailma õuduste osas oma lapse jaoks. Ja me hakkasime tegelikult suht vara vaatama Pealtnägijat, Lasertechi, nagu kõiki neid lugusid, mille jaoks tegelikult mul oli mitte sisetunne, vaid minu nagu stereotüüpidel ja üldistusel põhinev inimene, nagu laps ei saa sellest aru, jumala hästi sai aru, nagu tekkisid küsimused pausile, nii, mis siin tekkis küsimus. Ja siis rääkisimegi, kõiki asju rääkisime, igasuguseid neid manosfääri, need musklifleksijad ja natsism ja nagu miljon väga keerulist teemat, ütleme ausalt. Aga laps on uudishimulik ja vanem nagu võib-olla meie elu ülesanne lapsevanematel on saada üle sellest ebamugavustundest, sellest mis asi on natsism, nagu kus ma räägin teile Hitlerist nüüd, kui ta on 3. et sellest tuleb teatud mõttes nagu üle saada ja leida see nagu adekvaatne seda esmast või teist või 3. uudishimu rahuldav vastus. Ja see nõuab õudselt palju eeltööd enda poolt. Ja siis, kui väga ei julge, siis on niimoodi nendele vanematele, kes on ise natukene kartlikud ja ei leia sõnu, siis tegelikult on olemas sellised asjad nagu raamatud. Näiteks mina soovitan Merilin Mandeli Kehade raamatut, et kui ise ei taha otseselt nagu rääkida väga, siis meie näiteks ostsime raamatu, panime selle vetsu. Inimene käib vetsus, vaatab, lappab raamatut ja siis tuleb vetsust välja ja võtab raamatu kaasa, küsib, mis see on? ja siis ja niiviisi lihtsalt, et tekiksid ka sõnad, et kui tõesti internetis midagi juhtub, et laps on kuidagi sattunud mingitesse gruppidesse, kus saadetakse mingit pornokiffe või täitsa juba satub pornolehele. Nii lihtne on sinna sattuda. Oi, kui lihtne. Nii lihtne. Kogemata tuleb mingi hüpik aknana. Lapsed näitavad üksteisele pornot ka koolis. Selles mõttes, et teil võib olla, teie Kevin või Anne-Mari võib olla väga hästi vooderdatud ja hoitud, aga need inimesed, kes tema ümber on, ei pruugi austada sarnaseid reegleid ja piire, mis tähendab, et talle võidakse lihtsalt niimoodi teha, et siin on võimalusi mitmeid. Ja siis ei tea neid sõnu ka, et kuidas sellest üldse rääkida või et ka me ei olegi, see võib ka olla, et me ei olegi oma perega mitte kunagi, me oleme rääkinud ainult nagu Pepu.
et ei olegi rohkem midagi kunagi öelnud, on ju. Et siis on vähemalt uks saadud, näite pildi pealt, ma nägin mingi, sest et väga-väga pisikesed puutuvad sellega. Näiteks üks viis, kuidas veel, et kas või selle sama raamatu eeltööna tehtud uuring, et seal ju ka 3. klassi lapsed rääkisid, ma ise olin selles grupis, kus lapsed rääkisid, et nad käivad selles Ome TV-s. Ome TV on see sama, mis on see Omeklee vanasti. Jaa, see täpselt Omeklee ajad! Mis on videorulett põhimõtteliselt, sind pannakse suvaliselt võõraste inimestega kokku, 2 videot, teksti variant vist ka on ju, ja siis te saate nagu vestelda täitsa võõraste inimestega, suvaliste inimestega. Kunagi ei tea, seal Omeklis oli kunagi ei tea, eks sul seal vastu vaatab. Ja seal siis rääkisid 9-aastased lapsed, kuidas neil üks onu tuli sinna kaamerasse ja pani porgandi. Nii. Ja siis tüdrukud olidki nii, et läksid siis kooli, rääkisid kõigile teistele ka, et see oli ikkagi hirmutav vaatepilt aga äkki nad kodus ei rääkinudki, et äkki see oli liiga nagu kuidagi me ei räägi tabu, et ühesõnaga lapsed puutuvad igal pool on võimalus, et laps näeb mingisugust sisu, mida ta tegelikult ei tohiks. Et siis üks võimalus on tõesti, et kas või selle meie raamatuga me loodame ju ka anda mingisuguse, ma ei tea, põhjuse rääkida nendest teemadest. Head küsimused on ka seal arutamiseks. Ja, arutamise küsimused ka, aga see on, ja ausalt me oleme päriselt otsinud lahendusi, kuidas nagu saaks teha niimoodi, et lastel oleks parem olla internetis, et nad oleksid turvalisemad, et nad teeksid paremaid valikuid, kuidas tuua inimesi infoaukudest uuesti välja, kui keegi on vandenõuteooriatesse kukkunud, juba vanemad on ju inimesed, või radikaliseerumisest, ja see vastus on alati kuradi üks ja seesama. Rääkige palun inimestega. Juhu! Korra küsin see vahele, mis kell neil rong läheb. 13:10 on kell. Me peame minema. Oota. Me peame saate lõpetama. Me peame saate lõpetama. Ehk siis mingi teadmine, millega vanemad võiksid siit lahkuda. No see viimane, see et tagada see, et sinu lapsest saab tore, armastav, hoolitsev, endaga hakkama saav inimene, selleks on tal vaja väga palju kommunikatiivset tuge, mis tähendab seda lõputut asjade arutamist, rääkimist, vaidlemist, mitte nõustumist ja täpselt nagu selle mudeldamist kogu aeg. Ei piisa ühest korrast, need jutud tuleb võtta kogu aeg uuesti teemaks, sest lastel läheb meelest ära, situatsioon on natuke teine, platvorm muutub, mis iganes, et nagu see on ülioluline. Ja kui on väga väike laps, siis ja aega ei ole ja kõik ei viitsi ja ei saa ja ei taha tegelikult ise kah vaadata neid asju, siis panna lapsele ainult laste nurk ette, kus on kontrollitud sisu, mitte YouTube, kus sa ei tea, kuhu ta järgmisena purjetab, et on olemas sellised mõnusad liivakastid, mis on ka nagu ekraanides ja panna pult kõrgele ja ma räägin siin tõesti väikestest lasteaialastest, et see on lahendus, see on parem kui see, kui lihtsalt jätta ta üksinda sinna džunglisse. Kas raamatut saab osta ka tulevikus kuskilt Apollost või Rahvaraamatust või? Jaa, et seda raamatut siis lapsed saavad lasteaia kaudu ise tutvuda, lugeda ja lapsevanemad saavad siis märtsi keskpaigast suurematest raamatupoodidest osta. Juhu! Aitäh, Maria ja Inger ja nüüd saadame teid ruttu rongiga Tartusse tagasi. Aitäh kutsumast! Ja head aega!